Ja mina panin siis täna pealkirjaks, et Tokyost Pariisi ja see reaalselt toimus mitte aasta kaupa ja mitte nädalat ja kuude mõõtmisega, vaid põhimõtteliselt tõmme kaupa. Ja tõesti 5 olümpiat on selja taga ja see vanus, mis vanuses me siis mina ja siis taustal oleva Tõnu Hendriksoniga seda teekond ette võtsime, siis ei olegi mõeldav muud moodi, kui et sa vaatad päev korraga, et sul oleks tervis hea, konditsioon hea, sa oleksid enam-vähem pildil oma tulemustega ja sa saaksid ka ära elada. Kõik neid asju olümpiasportlaselt oodata on võib-olla liiga palju täna, aga tänu alaliidule heale toele ja EOK heale toele, siis tegelikult seda oli võimalik teha. See teekond oligi nii, et Tokyo olümpiaga me tõmbasime põhimõtteliselt joone alla. Kuni mingi hetkeni, kus siis vaatasime, et alaliit on suhteliselt suures hädas, uus alaliidu president ja lihtsalt suurest sümpaatiast, et Mihkel Mardna on tulnud ja võtnud kõige raskemal ajal Eesti sõudmise tüüri üle, et kuule, Tõnu, teeme nagu aasta veel. Ka Taimsoo oli meiega ühes pundis. Taimsoo kuskilt poole aasta pealt tundis, et seal seda jaksu ei ole. Me Tõnuga jätkasime ja ka teadmata, et mingid garantiid on, et kuhu see teekond viib, et teeme selle 1 aasta, istume seal 4 paadis, võtame 2 nooremat venda kõrvale. Ja esimene aasta oli suhteliselt edukas, ootamatult edukas, samal ajal kui paadikuuri seinad ei toetanud seda projekti, sest et kui ma saaks joonistada, ma joonistaks Tõnu Hendriksoni, tema oli tolleks hetkeks juba 5-kordne olümpialane, 2-kordne olümpiamedalist, 2 meetrit, 100 kilo, meeletu võimsus, seal kõrval olid mehed, kelle me läksime seda projekti tegema, visuaalselt võib-olla tüübid ja visuaalid ja looduse poolest pisikesed, võib-olla natuke kõhnad, tehti võib-olla nalja, kuhu te nendega ikka lähete, jõuate. Meil on paadis vaja asendada koht, eestsõudja koht, et see on koht, mida ei ole võimalik asendada, ehk siis oli palju müüte, mida pidime murdma. Taustaks ka öelda, et kui oli varem probleemiks, et Andrei Jämsa on võib-olla liiga lühike number 1 peal istuma 4 paadis, siis meil oli Andreiga võrreldes oluliselt lühem mees, pea 10 senti lühem mees nüüd paadis. Aga peatreener Veiko Sinisalu ei peljanud ehitada paadi ülekandemehhanisme sellisel kujul, et igal sportlasel on personaalne ülekandemehhanism. See tähendab, et jõuõlg, aeru pikkus, jalatoe nurk, võllide vahe, ehk siis kogu see kombinatsioon ehitati üles nii, et see dünaamika võiks toimida. Sest Nõukogude Liidu all teatavasti mõõdeti kätte ja siru ulatus ära ja kas sa said üldse koondise jutule või mitte, oli juba esimene kriteerium. Täna, nagu Erki Nool ka ütles, siis igasugusest juntsus, kes tahab, on võimalik olümpialane lihvida. Kas nüüd olümpiamedalist on erinev küsimus, aga ikkagi olümpialane. Ja paberile vaadates ma ise ei saa aru, kuidas Pariisi olümpia oli reaalne, aga see oli, ehk siis meeskonnatöö tõmbekaupa. Ja see tõmbekaupa on nagu hästi märgiline, sest et distants 2 kilomeetrit, see sisaldab circa 240 tõmmet. Ja umbes seal 50 tõmbel on sul juba reied ja keha piimapet täis. Ja see võitlus hakkab pihta. Tõmbekaupa, kõik koos ja kõigil läheb raskeks. Läheb väga raskeks. Ja kui see hetk, kui sa oled poolel distantsile sõitale, see algab, sul ei ole seda usku, et ühtne rusikas, et me kõik iga selle sentimeetri peast võitleme, sa ei mängi tipus kaasa. Ja minu tänane kõige suurem väljakutse, miks ma ei võiks edasi jätkata, ei ole küsimus, kas ma füüsiliselt suudan vormis olla. Küsimus on, kas ma mentaalselt suudan oma aju trigerdada sellisel kujul, et ma seda tõmbekaupa suudan võidelda seal tipus. Sest kui sealt käriseb, siis sekundid jooksevad ja siis võid lugeda meediast pealkirju, kuidas kilomeetrite kaugusel oli Eesti 4 paat. Aga läheme siit edasi. Ja võib-olla see olümpiatsükkel oli harukordne, sest see oli 3 aastat. Sõbrad naljatsid, Allar, see niikuinii teeb Pariisi kaasa. Ma ütlesin, ma isegi ei viitsi teiega vaielda, sest see ei ole reaalne, see lihtsalt ei juhtu. Ja see juhtus. Ja siin on võib-olla siis selle tsükli olulisemad momendid. See on siis ametlikult maailmameistrivõistlused, kus jagatakse enamus olümpiakohtasid välja. 1 aasta enne olümpiamänge. Ja see on see, mille peale kõik koondised mängivad. Sest keegi ei taha olümpiaga aastaga samal aastal mängida selle viimase 2 koha peale, mida tuleb kogu maailm püüdma. Et see on rets, seal on poodium 2 kohaga.
ja nagu näete, oli Rumeenia paatkond see, kes tõstab käed ja B-finaali teine koht võib juba suu puhtaks pühkida. Ja sellist konkurentsi mitte kunagi varem meil ei olnud sõudmises, sest vähendatakse antud paadis olümpiakohtade arvu. Kui kunagi oli see 13, siis täna on see, mis ta seal oli siis, 9. Et kui sa sinna saad, sa oled juba pool maailma ära võitnud nagu südamerahuga. Ehk siis see oli see koht, kus tundus, et noorte meestel olid reaalselt, vaata empaatia töötab. Suuruma on ka empaatiline inimene, et tema ka mõistaks mind. Kui sa näed inimesi ploti peal nutmas, et libises ära see olukord need nõppude vahelt, et jõuda ise olümpiamängudele, siis see oli see hetk, kus me nagu Tõnuga vaatasime üksteisele otsa. See ei olnud midagi vaja rääkida. See oli nagu, sa noogutad, et me ei saa seda olukorda lihtsalt nii jätta. Et nagu see ei ole, see järgmine olümpia ei ole mulle enam vajalik, lihtsalt ei ole, aga see teekond sinna poole liikuda koos nende noorte meestega, et see oli, see liigutas ja leidsime lennukiga koju juba järgmine päev, istusin vana sõbra Jüri Miku juures, tema juures ööbisin, terrassi peal võtsin ergomeeti, tegin treeningu, et läks kohe järgmine päev. Ja terve see viimane aasta kuni kvalifikatsioonvõistluseni, kus oli veel 2 pääset Pariisi olümpiale, oli all in, oli täielik tippsport. Sest seal läks nagu kõik mängu. Nagu mitte ainult see, et me teeme nüüd hullud trenni, vaid lihtsalt see tarkus, et ma näen Jarek Mäestkut, kellega ma alati diskuteerin, ja ta tõstatab küsimusi, mis käivad mul kuklas kaasas, kas see trenn täidab eesmärki või on mõistlikum teha kergem trenn. Et kogu aeg sa kalkuleerid. Ehk siis see kalkuleerimine ja analüüsimine on nagu tippsportlasel vältimatu osa, kui sa tahad tippu. Sa võid korra komistada sinna tippu niimoodi, et sa väga palju ei analüüsi, täidad treeningplaani, aga et tipus püsida, siis sa pead väga palju ise analüüsima, tegema otsuseid. Erki Nool kõnnib ka ringi, ma näen, et tema valis treenerit, tema valis oma taktikaid läbi karjääri, eks ole. Et sportlastel nii on, et tuleb võtta vastutus ise. Isegi see on teinekord valus. Kristiina Šmigun ka valis omale tehnikatreeneri juurde, Anatoli ütles jälle peale talle ju, et raamatust lugesin, et mida sa siin teed, sul on oma treener. Ehk siis sa pead seisma vastamisi nende keeruliste suhteolukordadega, aga kui sa pärast tulemust ei tee ja sa mõtled, mina ei teinud valikut, mida oleks pidanud tegema, siis saad ainult peeglisse vaadata. Ehk siis see oli murdeline moment ja siin on siis selle aastane kvalifikatsioonvõistlus circa 2 kuud enne olümpiamänge või oli natuke rohkem, kus siis, kui see startlist välja tuli, me vaatasime, et okei, tuju läheb ära, et tulidki välja kõik. Sama Hiina paatkond pani, kes meil kõrval sõidab, seal on valitsevad maailmameistrid paaris kaasest, mitte valitsevaid varasemate aastastest maailmameistrid paaris kaasest, olümpiamedalistid paaris 4-ga eelmise hooaja maailma kariketapi võitjad ja nii edasi. Me vaatame siit hispaanlased, kes tulid välja, prantslased, Uus-Meremaa, Ameerika, Austraalia ja lihtsalt sa vaatad, me sõidame siin B-finaalis. Siis on nagu, oot, restardi nüüd Aller, et see nagu, mis on meie tugevus. Me teame, kuidas tuua tulemust siis, kui panused on kõrged. Stardis istuvad sportlased üksi oma aerudega. Kogu taustajõud on kaldal, kuskil jäävad maha. Et need 4 mees, kes on paadis, need peavad komplektis selle tulemuse ära tegema. Ja see 0,13 sekundit, millega me ameeriklasi võitsime, oli selles mõttes, meil oleks täna Sõudeliidus kontor kinni, sest Excelid ei tööta, sest me ei ole olümpia peal. See tähendab, et see kukub ära rahastus, kukub ära noorte usk, see kõik kukub ära ja 2 vana legionäri lõpetavad, et see nii suure kaaluga 0,13 sekundit, kuhu me välja jõudsime. Mis juhtus mul isiklikult peale seda? Siin on lõpptulemus, aga mis juhtus peale seda? Räägime ära lõpust, eks ole. Et see jõudsime olümpiale, vahepeal oli seal rattaõnnetus, oli treeningud, oli häälestamine, tekkis närvilisus, noorematel hakkas võib-olla natuke vahepeal nina püsti minema, tekkis igasuguseid olukordasid, suures pildis nagu asjad sujusid. Ja oli tegelikult teada, et olümpial medalit tuua ei piisa, et 1 ja 2 ja 3 paatki on ebaõnnestuvad. Sest meie paatkond oli selles vaates natuke toore, et medalit võtta, aga sa lähed ikka selle plaaniga loomulikult peale, et kurat seda teab, vabandust, sõnakasutuse pärast. Aga mis juhtus peale kvalifikatsiooni, juhtus see, ma sain aru, kui tähtis teekond oli mul sinna jõudmine.
et sul ajus peab tekkima motivatsioon ja motivatsioon kestis iga päev kvalifikatsioonvõistluseni. See oli motivatsioon, mitte olümpia. See teekond sinna jõuda. Ja sealt edasi kuni olümpiamängudeni seda tunnet ei tulnud. Mis on tavaliselt olnud, kui lähed olümpiamängudele ja tiitlivõistlustele, et nüüd olümpiamängud Eesti rahva nimel, ei tea mille nimel, fookus on paigas. Loomulikult tegin tööd samal kogu aeg ka spordipsühholoogiga ja ta raustas mu maha, ütles, et tunne võib muutuda, aga see ei tähenda, et sul ju kvaliteet langeb. Ja see raustas ära. Ma teen treeningud sama kvaliteediga. Ma võistlen selle kvaliteediga, millega ma tean, et ma võistlen. Lihtsalt see tunne on teistsugune. Ja ei olegi võimalik, et ma teen oma esimest olümpiat ja 16 aastat hiljem viimast olümpiat sama tundega. See saab inimene muutub aja jooksul. Ja ma lihtsalt usaldasin oma seda kogemust, kui on start, siis sul lihtsalt käivituvad teatud mehhanismid ja sa realiseerid nii palju, kui saab. Ja ütleme nii, et me saime viimasena sealt uksevahet sisse jõudmaks Pariisi olümpiale. Finaalist jäime välja. Me teadsime, et me võisime kohtadele sõita 5-9. B-finaalis võtsime võidu ja see emotsioon oli hea. Ja see pilt peegeldab seda, et tegelikult oli teatud rahulolu, et me olime mängus sees. Viimane sõit näitas meie sisu, meil oli kõik käigud olemas ja selle sõiduga oleks võinud sõita A-finaalis, aga ikkagi kohale kuni 5. Ja selles vaates oli üks äge seiklus see viimane 3 aastat. Aitäh, Allar, selle ülevaate eest. Kohe saab hakata küsima. Ma lihtsalt küsin ise selle pildi kohta, et see muskel, mis sul seal on, et seda ei ole suurendatud, see ongi selline. Ikka, see on hiljem juurde pandud. Teise mehe musklit, siis jah, oligi 5 maksimum teil seal hetkel. Nii. Aga ei, absoluutselt väga vinge elamus igal juhul sõudjate poolt olümpial ka. Kas tõesti on nii dramaatiline või traagiline, et kui paat ei saa olümpiale või kui ala ei saa olümpiale, et siis ikkagi pannakse uksed kinni? Ta põhimõtteliselt on, sest sõudmine on säärane olümpiala, kus riiklik toetus on nii suure kaaluga. Ta ei ole staadioni ala, ta ei ole prime time ala, ta nagu on ujumine, et sinna leida sellist sponsorit või toetajat, kes nagu veab välja need rasked aastad, sest kui me võrdleme alade toetust, siis jooksjal on vaja tossud, naalikud, võistlusriided, dressid, midagi veel. Sõudjat on vaja selleks, et saada head ettevalmistust ja käia laagris. Sõudjad käivad ka laagris. Meil on vaja ka tossud, meil on vaja trenniriided, meil on vaja paati, aerud, treiler, millega paati vedada, treeneri kaater. Ehk siis see hakkab taustal mängima nii palju, et seda kvaliteeti hoida. Ja siis sa valid, kas sa lähed laagrisse või sa muretsed kvaliteetse varustuse. Aga põhimõtteliselt, isegi kui sa varustuse pool kõrvale jätta, siis täna ikkagi noored küsivad üsna vara juba mingisugust toetust. Mina mingi hetk noorena ei suutnud mõelda, et kui ma sain laagrisse kaasa, sain Tõnu Hendriksoniga laagrisse kaasa, Jüri Jaansoniga koos võidu sõita, mida veel tahta. Ja on neid noori ka täna, kes tahavad, ma tulen Pärnusse, kas ma saan teiega trenni teha? Leiame muidugi. Aga paljud hakkavad küsima juurde, sest et mis juhtub on see, et sa lähed kodust välja, lähed teise linna ülikooli, sa oled kodust ära, sa oled oma treeneri juurest ära, sõbrad võib-olla käivad kinos, teatris, tüdruksõbraga kuskil söömas, keegi läheb tööle ja ma käin trennis. Tahaks ka natuke raha teenida, et sealt hakkab see mäng pihta, kus ikkagi need ootused alaliidule on väga kiiresti palju kõrgemad, ilma et sul oleks krediiti, mille peale küsida, veel vähem siis loota, et EOK maksab siis sinu hea tahte peale seda palka, et ilma tulemuseta. Team Estonia teie vaates toimib, sõudjate vaates, et kõik vajalik oli olemas olümpiaks ettevalmistumise nimel ja siis olümpia ka? Jah, mina pean ütlema, et sinna taha täna midagi ei jäänud. Meil on Itaalia paaditootjaka hea klapp, nad annavad meile kogu aeg tasuta uue paadi ja paar treeningpaati ka. Aga me saime ikkagi teha nii palju kindlasti ära, et meil oleks põhi 4 paat ja farm 4 paat.
mingisuguse treeningi ettevalmistusrahade peal. Loomulikult meil oli kogu aeg 4 meest B-kategooria peal, mis tagas teatud rahavoo kontorisse, sportlastele, ühisesse patta ja seda me siis jagasime. Aga EOK selles vaates on meid hoidnud hästi, ta on peale Rio olümpiat tegi ka mingi hetk meile erandi, kus ütles, et kui te nüüd tooge see Tokyo koht ära ja te saite selle eest mingi stipendiumi pikendust, ja vedasime välja. Et eks see EOK toetus põhineb tihti ka potentsiaalil ja varasematel tegemistel, et kas sealt võib päriselt tulla või mitte. Et jah, selles mõttes on minu vaates selles suht soliidne. Jaak, ole hea. Alustan jälle, jah. Tõnul lõpetab. Sul on 1 olümpia vähem, Allar. Kuidas jääb? No kui mina teen 1 olümpia veel, teeb Tõnu 1 olümpia veel, et see on jääbki käima lihtsalt. Ühesõnaga, see on lõputu protsess, nii et Eesti sõudmine elab. Või jääb ellu? Sõudmisel on tulnud 1 spordiala nüüd juurde, sest Los Angeles olümpial on ka meresõudmine kavas, nii et see on reaalselt variant, kuhu tuleb hakata meeskonda kokku panema ja täna on ta täpselt samal pulgal akadeemilise sõudmisega. Aga Tõnu täna harjutab. Pärnu on merelinn. Kuidas? Pärnu on merelinn. Pärnu merelinn, aga Tõnu teeb ikkagi ka akadeemilist sõudmist täna veel, et meresõudmine on selline selline sprint, teistsugune profiil natukene, mererannas, kokteilid, muusika, eks ole, ja ilusad kehad. Nii et INSP lootuses järgmisele olümpiale. Meil on ikka... Alla illegi see alla. Hea kuuleb. Meil on siuke traditsioon, et kindlad 3 küsijad peavad ära olema ja 4 on kahtlane. Aga nagu see sportlaste ütlemine on, et siit saab ainult edasi minna ja teil on ka see plaan ikka edasi minna, aga nüüd kellega? Et meil on siin järgmine nädal valimised nädala pärast täpselt ja Olümpiaakadeemial on 1 hääl, siis minul on veel eraldi hääl, et kus ma selle kindlused täna saaksin. Kui sa tahad akadeemia arvamust saada, siis äkki ütled selle. Ja sa oled niikuinii valimisvõitlusse juba sekkunud. Just, sa oled seal juba ennast määratlenud. Küsimus on, kas kuhu poole akadeemia võiks purjetada? Kellega koos? Ei, ma ütlen, me tahaks kelle pealt valida ja kuhu poole joosta, siis... Et parimat tulemust saada vist, eks? Ja ikka, et arvestades meie tulevikku ja meie tegevust. Ma ei ole ühegi kandidaadi käest loomulikult kuulnud midagi akadeemia ja nende tegevuste kohta, aga ma loodan, ei tööta nagu inimest. Ma ei vähemalt kuulen, et ei tööta. Et ma rohkem ei küsima, kes see 3. oli meil? Siit tuleb kindlalt küsimus. Aga ma tean, et sa ei taha vastata, räägib pärast 4 silmal äkki. Ei, vasta. Sa võid alati ajakirjanikud küsida, mida tema tahab ja sina vastad, mida sina tahab. No ja valitseva presidendi järgi võib ju täitsa vastata nii, et ei lase ennast küsimusest häirida ja räägin seda, mida tahan. Aga mina esindan Politsei- Spordiliitu ja meil on juhatuse lihthäälte enamusega esimese tiiru otsus tehtud. Ulvi Jukme juhatuse liikmena võib seda kinnitada, kui tema tahab poolehoidu avaldada, siis mina olen liiga libedal jääl täna niikuinii, et ma igaks juhuks olen siin sõnaaher. Seda ma tean. Las ei jääb politseis ala. Johannes, ole hea. Ja, no kolleeg Maarja siit kõrvalt tahtis, et ma küsiksin. Vana hea trikk, mina ei taha midagi küsida. Ja, et tema küsimus oli, et talle jäid Pariisist meelde sõnad, et umbes nii, et te kohtute minuga olümpial veel, aga mõnes teises rollis. Mis see võiks olla? Ma näen ennast mitmes rollis. No, Maarja viitab sellele, et korrespondendi koht võiks olla mingi hetk saadaval. Aga sisuliselt võib ka teisi rolle olla ja ühte kohta, mida ma nagu Team Estonia või Eesti spordivaates näen, minu arust on selline pudelikaela efekt, kus enne Team Estoniat on sportlased nii-öelda ula peal, see sama asi, mis ma kirjeldasin ennem, et nad võib-olla vaja nii palju raha, kui pigem seda, et aidata neil seda visiooni natukene täpsemaks muuta, et kui ta saab, paljud teevad trenni selleks veel, et mitte pettama treenerit või vanemaid.
see on hea öelda, et mul, ma ei taha enam. Siis see ei kiusa kedagi. Või siis öelda, et ma tahan, aga siis keegi peaks aitama välja mõelda, et millest sa selle nimel pead loobuma, kui me räägime tippspordist. Ikkagi, rääkides ka Rasmus Mäega, ütles, et ikkagi on päris keeruline ja tippsport kannatab, kui sa ülikooli kõrvalt teed, aga saab teha ja ma arvan, alad on erinevad. Ja siin on ka see sama koht, kus leida see ühine keel, et sportlane saab mingisugused õpinguid jätkata, sest vaba aega aasta jooksul tekib. Ja kui ma jõuan selle jutuga sinna, et see mentori roll või kogemusmentori roll, mida sportlased vajavad, see tõenäoliselt on töö, mis sa teed enne olümpiat sportlastega. Et olümpial siis vastates küsimusele on siis väga mõnus oleks seda rolli teha, mida osaliselt tegi Erki Nool, olla sportlastega siis dialoogis ja saada siis kätte need esimesed ja viimased emotsioonid. Ja Erki muidugi vihjas sellele ka, et võiks olla treenerid, kes on olümpiakogemuse pealt ühte koma teist läbi elanud ja kui tekivad mingid olukorrad õpilasel, siis ta oskab nendes olukordades käituda. Sa oled nüüd 5 olümpial käinud, et sa oled ju enamus olukordi, võiks öelda, olümpiamängudel läbi elanud. Ja kas, ma ei tea, tulevikus võiks üldse Eesti olümpiakomiteel olla üks inimene kaasas, kes siis oskabki ükskõik mis spordialal tekib mingisugune mure. Mitte ma ei pea silmas, et sa pead olema kergejõustiku staadionil, aga neid muresid tekib kindlasti enne ka. Et ta oskab siis nii-öelda maha rahustada või suunata või öelda, et ei ole vaja abistada või mis iganes. No selle olümpial esmakordselt oli kaasa spordipsühholoog. Aga ta ei ole nii-öelda spordikogemusega selles mõttes, et ta ei ole olümpiaspordikogemusega. Jah, ja ma olen sinuga nõus. Ma arvan, et siin on nii-öelda see eeskuju ja kogemus mentori nii-öelda roll on päris oluline, et sa ainult läbi küsimuste ei saada sportlast aidata. Sa pead ka mingi hetk ütlema, et mina sinu situatsioonis või positsioonil olen käitunud nii või käitun nii või sul on sellised valikud, mille peale ta võib-olla ei tule. Et seal võiks olla, teatud seda rolli me täitsime viimased 3 aastat Tõnuga väga konkreetselt oma paatkonnas ja sa näed, kuidas nad lõpuks ütlevad, et võtavad täpselt seda kuulda ja tänavad selle eest, et see on hästi hea tunne. Ja seda sama tööd siis teha nii-öelda U23 vanuseklassiga, võib-olla ka juunioritega, aga nii-öelda, mida vanemaks sportlane saab, seda mõtestatum on tema tegevus ja seal nii-öelda saad endale hea sparringupartneri, mille külges riputada seda tema teatud kogemusi ja enda kogemusi. Et kui sportlasel veel ei ole kogemusi ja noorteklassis lähed teda nii-öelda aitama, siis seal võib-olla tekib liiga suur vahe sisse, et ma ei ole enam noor, ma ei mäleta võib-olla täpselt, mis on täna noorte takistus teha sporti ühel või teisel kujul. Ma küsiks veel, et Jüri Jaanson oli ju ka ühel momendil selles olukorras olla, et ta valmistus, ma ei tea, kas ta olümpiaks enam valmistus, aga igatahes ta jätkas oma karjääri pärast Pekingit. Ja siis ühel hetkel see otsus tuli hästi kiiresti tervise tõttu, et ta lõpetab ära. Et ütleme, tema vanus on vast enam-vähem võrreldav Tõnu omaga ja sinu omaga, kui ta selle otsuse tegi. Mina mõtlesin, et kui tal see eelmine olümpia selja taha jäi, et siis ikkagi, mis riskid seal on, kui palju te seda jälgite, ilmselt siis Tõnu eelkõige ma kujutan ette, et ei tekiks ühel momendil lihtsalt seda, et te teete õilsa asja nimel, aga keha ütleb, et või juhtub midagi sellist, mis ei tohiks juhtuda. Väga hea küsimus. Et mina mängin suhteliselt palju piiri peal, sest ma ei ole, nagu näete, mitte mingil viisil selline hea sõudja visuaal või kuju. Põhjus on selles, et mul on hästi pikk keha, mis on ebastabiilne, ja sõudmine käib väga tugevalt nii, et selja ja selg saab väga suure koormuse. Tõnu, ja mina olen sellest mõttes tõesti oma tervist pannud mitu korda teatud mõttes natuke panti, on seljaprobleemid, on olnud aja jooksul tekkinud muid probleeme, mis ilmselge on tulnud tippspordis, sellest pingutusest, järjepidevast tööst. Tõnu on selline kuju, kes on saanud mingil kujul väikese reserviga, et ta ei pea minema sinna nii piiri peale lükkama oma võimekust treeningutel, et see murdumise koht on lähedal. Kui ma temaga koos trenni teen, siis mina olen murdumise piiri peal, tema tõenäoliselt väikese varuga, sest keegi ei lükka teda sinna piiri peale. Ja see annab talle selle pikaajalisuse, hea tervise ja kui täna küsid nii, siis ma ütleks, et
Tõnu võiks panna tervise vaates pigem ühe olümpia veel kui mina. Minul on organism tundlikum, õrnem ja seda ma tunnen täna. Aga Tõnu on nagu noor jumal, tsiteerides Mati Killingut, kui ma teda eile nägin, kui Tõnu vee peal Johanniga lõike sõitis. Aga ühesõnaga te ei sea endale piire, et te teete nii kaua, kui ikkagi tunnete, te tahate teha. Et te ei ole otsustanud, et te lõpetate, pigem te võtate jälle, ma ei tea, tõmbe kaupa ja lähete nii kaua edasi, et järgmine olümpia on käes. Jah, täna lihtsalt mina kirjeldingi enda probleemi selles, see vaimujõud. Kas ma ei ole nüüd peale Pariisi paati istunud. Et see on mingisugune märk, aga iga päev teen treeninguid. Kas see on mingist inertsist, kas see on mingisugusest hirmust, et mu vorm langeb. See on mingisugused dünaamikad, mille ma ei ole aru saanud veel täpselt, mis see on. Ehk siis ma ei ole öelnud, et ma olen stepsi välja tõmmanud, sest mul ei ole tundnud ka seda vajadust seda öelda. Aga ma nii-öelda teen kõik selle nimel, et järgmine aasta mind selle paadis tiitlivõistlustel ei oleks. Aga ei saa välistada, et maikuus ma ütlen, andke mulle aere. Et ongi veits maa ja taeva vahel see seisukord, et olukord, et ärge siis liiga palju hukka mõiske, kui järgmine aasta ei ole vormis. Kas sa paari sõnaga ikkagi räägiksid korra veel sellest käesaagast ka, et kas sa ise vahepeal kahtlesid, et tuleb see olümpia või ei tule? Ei kahelnud. Peale kukkumist, kui EMO-s öeldi, et käsi on 2 koha pealt on luumurd, siis oli veits see olukord, et paneme kipsi, ei pane kipsi, teete avalduse, teen avalduse, mul ei ole aega kipsi jaoks. Et kohe nagu siukene selles mõttes, nagu ma kohe tõmbasin errori sellele, et see ei ole variant. Järgmine päev selgus, et oli ainult 1 luumurd ja see on ka mingi pisike, eks ole. Siis ma testisin juba järgmine päev kodus natuke ergomeetrit, et sai selle katkise luuga tõmmata ergomeetrit küll, nii et valu ei olnud. Ja see oli mul konkreetne signaal, et ma saan jätkata kindlasti 2, 3, 4 nädalat treeningut sellise võimekusega, et mu füüsiline vorm säilib. Ja see, et ma paadis istun 4 nädalat ei muuda suures plaanis midagi, välja arvatud, et teised mehed peavad siis varumehega sõudma ja neile on see pigem hea väljakutse. Mina saan teha väga hästi oma füüsilised treeningud ära. Nemad peavad natukene kannatama ja eks nad natuke kannatasid. Natuke oli sellist õõrumist eriti kõige noorema liikme puhul, aga eks oli aru saadav, et tema läks tegema olümpial kulda ja tahtis saada monumenti. Natuke vara. Järgmisel olümpial on 4 paat väljas muidu, et isegi kui te Tõnuga sõidate 2 paati, aga muidu 4 paat on ka. Mulle meeldib sinu optimism, aga ma arvan, et 4 paadi osalemine on väga reaalne, sest see 3 aasta jooksul tegelikult tuli see uus laine peale, kus noored nägid, et 2 nende sarnast või generatsiooni tüüpi on seal paadis. Ja me teeme koos trenni ja me näeme, et lihast luust kõik on inimesed ja et see on päriselt reaalne, ehk siis usk kasvas nagu meeletult. Ja nüüd on selline hea punt sealt U23 grupist tulemas, kelle peale ma julgeksin panustada, et kui nüüd targalt või targalt jätkatakse treeninguid järjepidevalt, et mitte peale laagrit ei kuku ära, et mul on kool ainult. Et siis on see väga reaalne, et ikkagi väga reaalne ja meil on ka uus peatreener kinnitatud, siis selles mõttes on Eesti poiss ja ma arvan, et see on hea koht, kus eestlasel hakata andma sellist tuge kasvamaks kõrgema või A-koondise treeneriks. Ja palun. Aitäh, Allar. Ma tegelikult tahtsin seda küsimust küsida. Sa ise sellele tegelikult ettekandes hästi palju nagu puudutasid, viimase küsimusega ka veel, aga mul jäi nimelt Erki ettekandes kuskil nagu kõlama, et selleks, et nagu tippu jõuda või tulemust ja selleks tuleb nagu treenida palju. Ja ma olen sellega nagu täiesti nõus, et nagu lõpuks tuleb teha nagu palju trenni, et ükskõik kes olümpial eesotsas ei ole, et ta on teinud palju trenni. Aga kui me ka väga usinalt ilmselt kartulipõllul porgandid korjame, siis ega väga neid nii-öelda kartuleid ei leia, eks, või porgandeid. Ühesõnaga, kui me kartulipõllut otsime porgandid väga usinalt, siis jäävad need nii-öelda porgandid ikkagi leidmata. Ehk et targalt tuleb ka trenni teha. See tarkus kumas siin läbi, tarkus kumas läbi ka tegelikult nii-öelda Erki jutust. Aga mu küsimuse, nagu kuhu mu küsimus tahab minna, ongi, et see tarkus tuleb ju laias laastus number 1 ikkagi treenerilt.
mida tänased võib-olla presidendikandidaadid väga ei olegi puudutanud, ehk et millisena nähakse treenerit selles Team Estonia kontekstis ja treeneri rolli. Aga sul on nii-öelda olnud harukordne selline võimalus olla siis nii-öelda väga mitmetel olümpiamängudel erinevate treeneritega ja ka siis võib-olla selles mõttes viimasel olümpiamängudel selles mõttes erineva tiimiga, et kus võib-olla sellised noorsportlased kahtlemata, kes vajavad nagu tarka treeningut, eelkõige treeneri toel rohkem. Ja võib-olla teie Tõnuga oskate ise üsna hästi ennast tunda. Ehk et võib-olla, kas sa oskad siin kommenteerida, et kui palju need teie treeningud erinevate treeneritega on olnud nii-öelda, on see tarkus tulnud juurde erinevate treenerite või vahetusega? Ma ei tea, kas ma ei oska, jah. Et ühesõnaga küsimuse mõte on see, et kui palju siin on see treeneri roll selles olümpiateekonnas ja kas mingil hetkel, mis te arvasite, et tark treening on osutunud hoopiski nii-öelda rumalaks treeninguks, aga võib-olla see tark treening on noortele sportlastele veel tark treening. Ehk et selline imelik filosoofiline jutt. Ei, ma sain aru, kuhu sa selle jutuga suunad ja seda tema küsimust. Esimene mõte, mis mul tuleb, on Abakuk äkki ütles, et üks asi on teha õigeid asju. Tähendab, üks asi on teha asju õigesti, teine asi on teha õigeid asju. Ehk siis sportlane teeb justkui hästi palju trenni. Küsimus, kas see trenn täpselt viib teda lähemale sellele kiiremale 2 kilomeetri ajale sõudepaadis. Ja seal see mäng käib nagu väga palju kogu aeg, et kindlasti ei saa vaadata mööda sellest, et targemini trenni tegemine tähendab, et sa teed vähem trenni. Et see on nagu natukene eksitav lähenemine, seda tõesti palju räägitakse. Eelis annab see, kui sa teed palju trenni ja sa teed seda veel targalt. Mis see treener saab anda? Tegelikult treener saab anda sportlasele lihtsalt seda teadmist, tal on, toetudes mingisugusele teadusele, sporditeadusele, uuringutele ja see, mis ta külje pealt näeb ja ta saab soovitada. Samal ajal ta peab võtma täpselt sama palju tagasisidet, kuidas sportlane selles positsioonis ennast tunneb, kas see treening täitis eesmärgi, ehk siis kogu aeg tagasisidestada treenerile oli see, mis tegi Veiko Sinisalu siis lõpus, et ta tegelikult tuli sinna juurde lihtsalt, ta ilmus kell 9 klubisse ja ütles, ma püüan teid nii palju aidata, kui saan. Ja see oli hea, et Tokyo olümpia 1 aasta edasi lükkus, sest et me tegelikult esimene aasta tema plaani üsna palju meie Tõnuga kohendasime läbi oma kogemuse 4 paadis. Tema teadmine oli naiste kergejõulu 2-sega olümpiamedal, aga meeste 4 paat on hoopis nagu suhteliselt teistmoodi mänguväli, kus on jõulisem, kiirem, plahvatuslikum, distants on minut aega kiirem, et pikkus on sama, et sealt see on hästi hea, kui sellel treeneril on tegelikult sellised kogenud sportlased, kellega siis neid mõtteid läbi mängida ja siis kraadida selle lähenemise nagu sisulist poolt. Ja see sportlasel on siis see kogemus, et seda me proovisime, see töötas, seda me proovisime, see ei töötanud. Aga kui me nüüd, et see mäng on seal hästi seal 2 vahel ja nagu juhtidega ettevõtetes, nii ka treeneritega, sa ei saa, kuskil oli see dialoog, et miks ülikoolid ei treeni tipptreenereid, miks ülikoolid ei õpeta tippjuhte, pole võimalik. Ka tippsportlane saab minna ainult tippu jõuda läbi kogemuse. Tipptreener ja juht saada ainult tipuks läbi kogemuse, et sa õpid, koged, saad tagasisidet ja me õpime läbi, sa kogenud sportlane saab palju võistelnud. Kui sa ei analüüsi oma võistlusi, siis sa ei õpi midagi. Sa pead analüüsima oma kogemust ja sellest saad sa nagu uue teadmise. Ehk siis, kui sa laotsed vana rauda, kuskilt üks sportlane õnnestus, see võis olla täiesti ühe sportlase lugu. Ülejäänud aeg mitte midagi ei õnnestu. Ja sa ikka taotsed rauda, siis võib-olla on treeneril aeg nagu vaadata midagi üle. Või siis avada kõrvad ja kuulata sportlast, et mida ta siis tegelikult siin ikka mõelda tahab. Et ma ei tea, kas sa said mingil kuule vastuse? Või kuidas need nii-öelda, kuidas see tarkus on kokku vahet? Või jäi? Ikkagi läks fookus rohkem Johannile, eriti Johannile, sest ta lihtsalt oli Pärnus ja Veiko oli Pärnus. Miša põgenes vahepeal Narva, eks ole, aga tegelikult said põhiliselt ikkagi Miša, Johann said põhitule ja päris palju kuni mingi hetkeni see stabiliseerus. Aga ikkagi jah, sinna ta
kas siis sellel põhjusel, et neid veel saab muuta, et meiega on, kuidas on. Noh, see mul oli sama viimane aasta, et kas ma treeninguid üles märgin või ei märgi, et on nagu on, ega noh, natuke selline, et ma enam ei jõua neid treeninguid sinna päevikusse panna, et täna on nii nagu on ja ma lähen niimoodi mõõdan päevaga on tunnet, vaatan siis mingeid markereid. Ja pluss siis Sinisalo, ma saan aru, ju korrigeeris teie järgi neid plaane natukene ju ümber ka, nii nagu sa ütlesid, põrgatasid tagasisidet. Oi, Allariga võiksin vestelda kui kaua veel. Aga just. Ja sportlased armastavad ju magusat. Aitäh sulle, Allar, tulemast!